No nii, tere, mina olen Tuudur järjekordselt. Ahoi, jälle siin. Ma arvan, et mõlemad teate, püsivaatajad. Täna oleme tõesti Älli juures ja täna on 19. aprill ja on Võhandu maraton. Ma olen Võhandu maratonile moel või teisel kaasa elanud abitiimis, aga seekord tõesti ainult vaatlejana. Ja midagi paremat ei saa vaatleja võtta kui väikse. Järgnev sisu ei sobi neile, kellel ei meeldi õlle maitsmine ega hindamine. Teistele head vaatamist. Seekord on Tuudur abitiimis abiks mul õlut joomas, sellepärast, et mul on 20 kapitäit õlut siin külma. Tulin appi nii-öelda, aita mehe hädast välja. Ja meil on veel selline asi veel täna, et me hindame sedasama õlut. Nii kui me ühe ära hindame, joome teise ära hindame jälle, kas muutub halvemaks või paremaks või sootuks jääb samaks. Nii et ma ei tea, võtame siis väikse lonksu ja vaatame. Ma ei tea, mis värk on. Ma ikka panen mingi 6,5. Ma jätan ka selline samasse kanti kuskile. Ma pakun ka 6,5, midagi siukest. Midagi sellist on ju praegu nagu. See muidugi võib muutuda. Purgile on vahe ka. Absoluutselt. Ma mäletan, kunagi Rocki õllega oli ka täpselt sama lugu, et sa võtsid 2 kuuspakki kõrvuti ja oli mingi teine partii vist sattunud ja oli tegelikult... No, laarist võib oleneda, jah. Täitsa oli olemas maitse vahe. Et võib-olla järgmine on juba 10 või 1. Nii et vaatame. Jääge siis vaatele. Jaa. Näha on esimene paatkond. Kahene, mis on, see on kajak vist või? Ei. Süsti. See on siis kahene süst ikka vist. 3 venda on. Kas need... Need panevad päris kiirelt. Kuule, need panevad väga kiirelt. Ma arvan, et on leedukad. Lähen vaatame. Ma ei tea, kas nad on esimesed. Vaata, Timmu tuli ka kohe. Päris kiirelt. Päris hästi lähevad. Numbrid on peal. On või? Vist on jah, paatkond. Ma ei julgenud karjuda, sellepärast ma ei teadnud, kas nad on eestlased või mitte, vaata. Äkki see aru, äkki ütleb midagi roppu kogemata. Ja magasin ju maha peaaegu. Ega ma neid veesõidukeid ei tea ka väga paati. Söö peale seisab on paati. Nüüd me saame Võhandu maratoni korraldada käest. Kurat, kust ei tea. No nii, järgmised. Jah, teised siis. Läheb. Te olete teised või? Läheb. Ei vasta midagi. Need on vist nii tuled sportlased, nemad ei vasta meile vist. Minus peleerga. Ei, nad näevad välja välismaalased. Nad on ikkagi missioonil, välismaalased vist, jah. Kas see on nüüd 3. koht või? No nii. 3, mida meie ma ei tea. Ei. Kas te olete 3? Ei vasta need jälle. Välismaalased vist. Kindlasti see tähendab midagi roppu ka välismaakeeles. Ma just enne sama ütlesin. Uudistest tuleb suur pealkiri, et Tuudur sõimas lätlasi. Me nüüd teeme lahti 7. teised õlled ja noh. Nagu meil kokkuleppe õlled hindame, kas nüüd, mis hinne muutub nüüd? Enne panime palju, 6,5, 7. 6,5, midagi 6,5, kes seda nüüd mäletab, aga umbes nii, jah. Jälle sama reaktsioon. Kurat, ma ei tea, ma isegi ütleks pool rohkem. Arvad või? Selle õlle puhul mina ütleks, võib-olla sul on teine arvamus. Mul on nagu see, et kuna see praegu peaks käima loogiliselt ka Võhandu maraton ja me jälgisime natuke neid sõitjaid, aga kõik tundus nii imelik ja tänu selle imelikkuse peale mul isegi selle maitseb rohkem. Et ma paneks 7 nüüd või 7,2. Ma just ütlesin ka 7 vist ütlesin. Paneme 7 teisele. Tähendab, meil on mingi kahtlus, et me oleme teises dimensioonis või mingi Mandela efekti värk, sellepärast, et tulevad esimestena need inimesed, kes ei tohiks olla esimesed. Või on midagi meie näeme valesti, ma ei tea. Ma ei usu, et me valesti. Kuule, vaata, kui üks inimene näeb, siis on subjektiivne, 2 on objektiivne juba. Midagi on väga valesti ja tegelikult meil on 3 vaatajad. Rauno vaatas ka. Midagi on nagu väga valesti. Kui läheb veel midagi väga valesti, siis hindame uuesti. Älle Tuudur järjekordselt. Tähendab ikka veel. Või kuidas? Jah, ikka veel. Mis ikka on veel, 4? Ütleme 4. Me peame tahvli peale kirja panema, aga jah. Maitseme.
vaata, kuna ta on külm, siis ta nagu halvemaks väga vist ei ole läinud ju. Mina ei tea, mina paneks pool punkti maha isegi seega. Ma ei tea, kas see on kuidagi päike või tuul või... Mina paneks nüüd 7 asemel 6,5 jälle. Ma ei tea. See on minu arvamus muidugi. Ta ei ole mu kunagi nagu lemmik olnud. Vaata, juut hakkab muutuma. Aga mina võtaks pool maha. Paneme 6,5. Paneme 6,5, ma olen nõus sellega. Midagi on nagu teistmoodi. Midagi on valesti. Nagu selle maratoniga. Midagi väga valesti. Nüüd on juba maratonil on ka õigeks läinud. Inimesi sõidab juba. Me juba usume seda, et need esimesed ikkagi olid esimesed. Et noh, et ega see 70 kilomeetrit lihtne ka öelda. Saab 100 kokku ju. Võibki. 100 kokku. No just, ma mõtlengi, et nad võivadki välja näha, nagu nad oleks nagu tervisesportlased, kuna nad on juba nii palju sõitnud, aga meie lihtsalt jah, 6,5 jah. Näed, ikka välismaalased, iga kord tahan midagi öelda. Väga hästi, väga hästi. Tal on see, et ta ei taha kurvi peal olla kõrvus. Ei, ma arvan, ta ei tahtnud öelda, et ära must mööda mine, ma ei taha, et sa must mööda lähed. Ei, ta ütles just, et palun mine kiiresti. Kurvi peal eriti vaata osa võtta teisele otsaga sisse, see oli nii lähedal talle. Vaata, seal on ju täitsa kurat, see on minust parem. Kas sul oli habe või? Ta oli äkki võlur. Ta on see, kes vaata see pokkerimängu võitja on see Eesti, see jõulukonna, oled kuulnud sellest? Mina mõtlen, on Gandalf, aga okei. No nii. Väga hästi, tore. Aitäh sellest. Igal juhul... Sportilõhna tuleb millegi pärast. Ma pole söönud. Spordi või? Sporti. Ma kuulsin spordilõhna tuleb. Tõeline sportlane. Kunagine meisterjooksja muidugi. Jah, muidugi. Nii, vaata kogenud teab vist, et see on vist 5. Kogenud vaataja võib-olla loeb, jah? Jah, video järgi 5. Ise ei tea, aga vist on. Et sama salaata vaatame, et kuidas nüüd maitseb siis. Mitte teid ei ergutatud, võid neid. Aitäh. Soem on kuidagi või? Nüüd ma poleks 6 juba äkki või? See on nagu päikse käes olnud. Natuke on olnud, jah. No mis sa paneks? Mina paneks 6 praegu. Ma ei tea kuidagi. Samas enestunne on nagu hea. On hea, aga nagu olemine, üleüldine olemine on nagu, et tahaks nagu värskendamist kempsu näol. No paneme 6. Oled nõus sellega? Tai. Teeme 6. Ja siis vaatame järgmisena juba järgmises kottes. Vaatame paate ka. Näe, läksid mööda. Tuleb järgmine. Ma ei oska enam midagi teha. Tublit. No nii, Mikrit jõudnud käima panna, õnnega on. Tuleb esimene rahvikas ka. Nii. Läheb. Väike õllepaus äkki. Slato! Esimene raft, väga hea. Tahate esimene raft? Järgmised õlled on lahti. On läinud mööda esimesed raftid, järjest põnevamat seltskonda hakkab tulema, võib-olla hakkab tuttavaid nägusid tulema, kindlasti hakkab tuttavaid nägusid tulema, aga meie teeme nüüd 6, 7, mis ta nüüd oli? 6, jah. See väike. Ametlikult, jah. Ametlikult 6. Vaatame, mis hind anname. Kuna ta on külmem. See on jälle parem, kui see viimane oli. Siis pool punkti tõuseb jälle, 6,5. Jaa, 6,5 oli ennem 7. Ei, 6 on vahepeal 6 peale. 6. Paneme 7 siis või? Teeme 7. Paneme 7. Võib-olla midagi aitab siin veel kaasa. Poiss tõi siin natukene maitseparandajad ka juurde. Kas see on, mis leis või? Ei, see on see kõige lemmik, ainult soolaga mul kõige rohkem meeldinud. Tegelikult kus juures ka, vahepeal rikutakse maitseid. Ainult sool, jumalast hea. Liiga rikutakse maitseid ära igasuguse, tehakse juba apu, kurgi, räime, ma ei tea, mille kõige maitselisi. Apelsini maitselisi tehakse ka. Lihtsuses peitub õlu. Sool. Hea küll. Soolame edasi. Nii, järgmine raft. Kuule, nüüd hakkabki neid rafte tuleb. Vaata, seal tuleb veel kohe rafti järgi. Vaata niimoodi, päris kõvasti. Ai, rõkku sassi. Just vale aja. Op! Siin on ikka 8-10 inimest peal. Osad ütlevad hopp. See on vist... Rütmi hoidmiseks ikkagi. Rütmi hoidmiseks, jah. Ja siis huvitav, mind huvitab, lihtsalt ennast huvitab, et see on mingi siuke 12-14 tundi hopp ütleb, et kas sa kodus voodis pärast ka hopp paned terve öö või kuidas see... Ei, see on sellest, et neile meeldib see lugu Hopp Johanna. Ma arvan, et tuleb sellest kuskilt.
et see võib külge jääda. Tantsihopp Johanna. Kaamerasse loomulikult ei jää, aga kutil on see kapteni müts ka peas. Kapitaani müts. Päris lahe. Ongi, hoiab aeru keerutamiseks ja neid tüüpe on seal peal 1, 2, 3, 9 venda on peal. Kus meie kass on siin? Heia! Raskelt läheb see kaasa elamine. Läheb küll, ega endal ka raske vaata juba olla tegelikult, vaata on ju, ega see on jõua kaasa. Need on juba lõpetanud selle vaata kaasa elamise. Rätsik või, kus? Lähedal, kes on. Kus sa näed? Vello ei tohi seda süüa! Kus nägid? Siin läks mingi pikk ussimaad. Ei, aga siis oli Nastik. Rästik ei lähe vette. Rästik vette ei lähe. Ei lähe või? Kardab nagu... Siin näha. Siit on näha. Istu! Siit. Kõrvene käes. On! Ei, see on sisalik see välja. See oli nii pikk. No suur sisalik, noh. Heia, öeldakse, ma tean seda juba nüüd. Läheb. Te olete mingi 6. umbes raftiga, päriselt? Okei, peaaegu ütlesin siis ju. Neil on juba info teada. Info on teada, jaa. See tüürimist vaatab. 7, nüüd meile jätame meelde. Järgmist meelde. Jätamegi rahvte meelde, see on hea lihtne vaata teha. Nii. Saab nüve käega lahti. Ja vaatame, kuidas meil siis see maitseb nüüd siis. Aga sellega muidugi ütlen ette ära, et on... Jälle, järjekordselt. Tahtsin sama asja öelda. Järjekordselt, jah. No eelmine oli parem ju. Oli parem, aga kas meil tempo on tõusnud või? See ei tundu nii hull nagu eelmine. No nii nagu raftimeestel on tempo meil ka tõusnud. Külmetuskapile lähemal. Pidime rafte lugema. Jaa. Ei, te olete 8. Te olete raft, jaa. Tähendab, mida külmetuskapile lähemal, seda parem hullu. Kas see on nii? Ma olen 6 talle nüüd seekord. Tead, sa paned rohkem või? Ma panen pool rohkem. 6,5 paned, jah? Mul oli varjus. No, paneme 6,5, siis davai, ma olen nõus sellega. Teeme 6,5. Heia! Läheb! Tuuduri all siin! Nii, 7 läheb. Jaa. Pikama jutut, noh. Vaatame, 7, sama õlle. Proovime. Kas see on nagu parem või? Pool punkti äkki juurde. Mina paneks isegi 8 vist. 8. Sama külmetuskapp küll. Jaa. Nad on tegelikult parem ju maitse mõttes, ei ole või? On küll. Tunned veel maitset? 7, kurat, siuke 7,5 paned sina või? Ma paneks jah, pigem. Davai, 7,5. Teeme 7,5 jah. Teeme 7,5, okei, nii. Ja lähme siis tagasi fännama. Sõiteid. Oissa kauboi, piipi, oissa kauboi, piipi, jaa! Kõik võiks soppi tulla. Näed, esimene aerukas. Hea hääl. Kõige mõnusam hääl. Kõige mõnusam hääl maailmas. Jaa. Selle peale võib ärgata hommikul isegi varem. Nüüd küll, jah. Näiteks 6 kella 8 asemel. No jah, enam-vähem midagi sükest. Igal juhul, meil on siis 8. degusteerimine. Noh, need õllad, mis nii-öelda arvesse lähevad. Ja vaatame, kuidas siis seekord. Hommikul see ei loe. Ja näete, juba tulevad raftid sealt ka. Et maraton käib täies hoos, see on üks asi, teine asi, õlled ka kuluvad, käivad täies hoos ja nad hääl puhus siin tuubi täis. Kairit tahab minna kaanide sisse ujuma. Ja. Ma ei viitsinud pumpa otsida. Ise pumpan, 6-liitrise kopsuga. See on hea kops, see on hea kops. Ma mõõdeti kunagi. Mõõdeti, jah? Okei. Ma suitsu ei tee, ma puhun hästi. Tegelikult oli rohkem, aga ma arvan, et ma lihtsalt täis kopsuga ei puhu praegu. Okei, kõlab mõistlikult. Aga maitseme siis 8. õlle ära ka siis. Kurat, kuna ta on külm, ma annaks selle sama hinda, mis eelmisele. Mul on soe. Sul on soe või? Vist päikse käes on. See on soe või? Ei ole nii soe ju. No ei tea. Ma annan natuke vähem kui eelmisega. Aga meil ei pea hinnang nagu sama. Ei peagi. Mina oleks 7. Aga mis sina annad? 6,5, 6, 5. Võib-olla on sellest puhumisest. Puhumisest võib-olla olla küll, jah. Kummi maitse on suus. No mitte,
Tuubi maitse. Tuubi maitse ja. Davai, aga teeme siis praegu niimoodi ja siis, mis ikka? Näeme juba siis järgmise puhumise ja õlle maitsmisega. Õisse kauboi. Jipie! Vaadake mehe kopsu mahtu, 4 liitrit. Tegelikult 7, millest 6 kasutatakse praegu. Jah. Praktiliselt täis ju. Mitte, tuub tähendab. Täpsustus, õige täpsustus. No nii. Õissa kauboi, Pipi, Õissa kauboi, pipi, jaa. No nii, nüüd on siis käes see hetk, et ma arvan, et video mõttes, see on imelik olen, video mõttes ma arvan, et nüüd on esimest korda ennast läbi kaamera pilgu. Video mõttes, ma arvan, et see on 8 sõlu. Ei tea. No 7-8. No ma ei tea. Ümardame. Igale paneme jälle hinde samale Slatole lõpuks, et mis siis see lõpphinne nii-öelda saab. 6,5 kokkuvõttes 10-st. 6,5 on päris õige hinne tegelikult. Ei oska midagi muud öelda. Aga paneme, okei, teeme nüüd. Ei, ma olen nõus sellega. 6,5 kokku saab siis Slato indeks. Ja kui me ta järgmise seeria teeme kunagi veel, siis võib-olla on uued õlled, uued hinded või kindlasti on. Kindlasti palju erinevaid hindeid. Ja absoluutselt, palju erinevaid õlusid. Ja ma isegi tahan mõelda, kui head õlled võivad tulla sealt. Lõpetuseks on see, et ma arvan, et see on hea koht, kus video lõpetada selles mõttes, et me keegi ei taha näha, mis juhtub, kui me 20. õlleni jõuame ja me tahame nüüd natukene nautida paate ja värke-särke ja teeme selle lõpu niimoodi mõistliku koha peal ja absoluutselt nõus. Lõpetame selle pulli ära täna ja kerige magama kratid ja hoidke kerrad kõvad. No nii, lõpuks annad ka siia videos siis, et Slato sai 6,56 hindeks ja muidugi suured tänud pererahvale, Hällile, Karitile, Raunole ja Ristole ja muidugi Bellale ja Timmule ka. Väga lahe õhtu oli, Võhandu maraton sai ka läbitud vaatamise mõttes vist ja öösel tuli veel äikest, jõhkra äike oli, ma loodan, mul triikraud kodus sisse jäänud. Igal juhul tahate teada, kus ma praegu olen, see on järgmine hommik. Siis sellest, kuidas ma siia sattusin ja mis ma hommikul tegema hakkasin edasi, näete järgmises videos. Kered, hoidke kõvad ikka. Tšau! Oh, hea hääl.